Nii, kiitus Jumal. Me räägime siis tähelepanust, sellest, kuidas meie tähelepanu väga otseselt mõjutab seda, mida Jumal meie elus saab teha. Ja vaatame õpetussõnade 4. peatükki ja 20. salmi. Ja ma loen selle kui ühe väga olulise kirjakoha, mis räägib just meie tähelepanust. Õpetussõnade 4.20 ütleb: mu poeg, pane tähele mu sõnu. Kas sa märkad, ta ütleb, pane tähele. Amen. Esimese asjana. Ja nüüd ta hakkab kirjeldama ka, kuidas seda teha. Ehk siis milliste Jumal on andnud sulle teatud meeled, mida sa saad suunata selleks, et seda tähele panna. Esimene on see, et ta pööra oma kõrmu kõnede poole. Ehk siis kuulates. Amen. Siis ütleb, ära kaota neid enesel silmist. Nüüd me saame aru, et see räägib tegelikult ka tähelepanust eelkõige. Kui me ei räägi silmist ei kaota, see ei räägi nii tingimata ainult vaatamise mõttes, vaid see on ka võrdpildina see, et see, nagu öeldakse, et su tähelepanu on selle peal. Nüüd see on, miks see on oluline? Pärast hiljem vaatame, kuidas on mitmeid asju, mis üritavad meie tähelepanu tõmmata just ära ja mille peale, just valede asjade peale. Et meil on vaja lahendust ja kui me räägime tervenemisest, me näeme Jumala sõnast tervenemist, mida Jumal tahab meile anda ja meie tähelepanu üritatakse tõmmata kogu aeg selle, et ma olen ju nii haige ja mul on nii raske ja see on nii hirmus haigus ja arst ütles seda ja edasi ja inimeste tähelepanu läheb selle peale. Ja see võib olla see sama põhjus sageli, mis inimesed tegelikult ongi isegi haiged. See, et nende tähelepanu on just selle haiguse peal rohkem kui Jumala sõna peal, mis on tõotamas neile tervenemist. Keith Moore on kunagi ühte lugu rääkinud. Kuna mul endal ei ole sellist situatsiooni olnud, siis ma pean tema lugu kasutama. Ta oli aastaid tagasi õpetamas tervenduskoolis Kenneth Hagini teenistuses ja ta õpetas seal päris mitmeid kordi seal tervenduskoolis. Ja neil oli pandud selline reegel isegi seal paika, meil ei seda nii jäigalt teinud, aga et neile, kuna tervenduskoolis nad tegelesid inimestega, kes on haiged ja seal võisid olla ka koosolekutel need inimesed, kes olid tõesti mingil kombel siis haiged ja diagnoositud haiged, mitte lihtsalt põnevuse pärast kuulamas või nende saatjad, kui neil oli lausa vaja, ütleme saatjat lausast, mõni inimene oli nii haige lihtsalt. Aga nende jaoks oli see nii-öelda reserveeritud kogu see koosolek aeg. Ja Jumal vaim näitas talle ühe nägemuse ennem koosolekut, kui ta oli palvetamas. Ja Jumal näitas talle, kuidas need inimesed nagu olid justkui piltlikult nagu hoidmas kinni nagu midagi. Ja siis nagu tal tekkis küsimus, et mis asja nad kinni hoiavad. Ja ütles, et nad hoiavad oma haigusi kinni. Mismoodi nad hoiavad oma haigusi kinni? Sellega, et nende tähelepanu on kogu aeg nende haiguste peal. Ja see on väga oluline asi, miks pärast inimesed vahest on teatud probleemides, kuna nende mõtetes ja nende tähelepanu all on kogu aeg nende haiguse suurus, raskus, keerukus ja mida arst diagnoosis. Arst ütleb kellegi inimesele mingisuguse diagnoosi ja mis on inimese esimene reaktsioon, siis ta hakkab uurima, tänapäeval internetist välja uurima, mis see haigus nüüd täpselt tähendab ja missugused on need sümptomid ja mismoodi inimesed on seda läbi põdenud ja kuidas sellega on juhtunud ja missugused on need võimalikud ravid ja missugused on võib-olla need teised vahendid ja võimalused veel selle ravimiseks ja mida iganes. Nüüd, ma ei ütle, et arstiteaduse kasutamine on vale ja ma ei ütle, et ka ravimite kasutamine on otsast lõpuni vale. Me ei peaks seda mõtlema, aga iva on selles, kui me tahame, et Jumal meid võiks tervendada, siis me tähelepanu ei saa kogu aeg olla selle peale ainult, mida nii-öelda arst ütles ja missugune see haigus on ja edasi. Eriti veel ka, kui sa just loed selliseid ka inimeste negatiivseid lugusid. Kuidas keegi põdes seda sellist haigust ja tal olid sellised valud ja sellised probleemid ja kuidas siis sellel võib-olla oli mis iganes põlvkondade kaupa seal samasugune haigus ja kuidas võib-olla mõned neist surid isegi noorelt ja see ei ole see, mida sul on vaja. Või vahetevahel mõned ütlevad, et on veel olemas veel teatud tüüpi haigusi põdevate inimeste seltsid. Nüüd ma ei taha neid inimesi nagu halvustada või selles mõttes midagi öelda nende kohta. Nad tahavad kuidagi nagu öeldakse saada lohutust ja abi kuidagi. Aga tegelikult sina kristlasena ei saa sellisesse seltskonda minna, eriti kui see on tegemist uskmatute inimestega, kes hakkavad sulle õhutama seda, kui raske see haigus on ja kui jube see haigus on ja ega sa tuleb lihtsalt kogu elu sellega kuidagi hakkama saada. Ja kui sa sellist tüüpi asju käid pidevalt regulaarselt kuulamas ja käid selliste inimestega läbi ja need on sinu sõbrad ja need on kogu aeg sinuga koos, nende mõttelaad ja nende juhtumised, sinu tähelepanu ongi selle haiguse peal ja sa ei tule sellest välja.
Sellepärast sul on vaja neid inimesi, kes ütlevad, et sellistest haigustest saadakse terveks. Ja see on Jumala tahe sinu jaoks, et saaksid sellest terveks. Isegi kui arst ütleb, et see on ravimatu ja isegi kui see inimene räägib seda, et ta üritati teha ja midagi ei saanud tulemusi ja see ütles, et see suri noorelt ja mis iganes. Aga sina loed Jumala sõnast ja Jumala sõna ütleb, et Jumal tahab mind terveks teha. Sellepärast sul on vaja sellist tüüpi inimesi ja sellist tüüpi tähelepanu just, et sa saad oma tähelepanu selle haiguse pealt, kuhu Jumala sõna peale. Amen. Ja sama just, et sa võtad selle sõna ja ei kaota seda sõna enesel silmist ja hoiad seda oma südames. Sest need on eluks selle, kes need leiab ja terviseks ehk ravimiks koguda ihule. Ja nüüd, kas sa märkad, ütleb, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida. Sellest lähtub elu. Kas sa märkad, ta räägib, et südant tuleb hoida. Nüüd mõni mõtleb, et me peame, kas me südame peast peame hoolitsema, et südame haigused ei tuleks. Ei, ta ei räägi sellest füüsilisest südamest. Ta räägib sinu sisemisest inimesest ja sinu nii-öelda vaimsest südamest. Ja siis ta ütleb, mida ta hakkab nüüd ütlema, saada enesest ära valelik suu, hoidu huulte väärulisest. Oonus ütleb, et no valetada ei tohi. Valelik suu ei ole ainult valetamine lihtsalt mingisuguse asja suhtes. Valelik suu on ka see, kui sa ei räägi neid asju, mida Jumala sõna ütleb. Kui sa kogu aeg korrutad seda, et ma olen kogu aeg haige ja ma ei saagi kunagi terveks ja ei tea, kas üldse sellest asjast saadakse ka terveks ja edasi. See on valelik suu. Sest Jumala sõna ütleb teistmoodi. Tema tahab kõiki haigeid terveks teha ja sellest saadakse terveks. Ja kui isegi sa ei ole kuskil kuulnud seda tunnistust, siis sinul on aeg see tunnistus tekitada. Amen. Su silmad vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ettepoole, pane tähele oma jala suunda, siis on kõik su teed kindlad, ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast. Me näeme, kuidas ta räägib sinu südame hoidmisest ja see on ka seotud elustiilidega, mõttelaadiga ja hoiakutega. Amen. Nüüd lähme mõne huvitava loo juurde Piiblis. Ja lähme 1. Saamuni 17.4. Üks tuntud lugu, aga vaatame natuke seda just selle sama tähelepanu kontekstis. Jutt on siis Koljatist ja me siis teame, teine oluline tegelane on siin Taavet. Siis tuli Filistite leerist välja 2 võitleja Koljat nimi. Katist pärit, ta pikkus oli 6 küünart ja 1 vaks. Ma kuskilt mingi arvutuse jälgi lugesin välja, et see pidi olema üle 3 meetri igal juhul. Nüüd see pidi ilge kolbe olema. Sa võid ise arvutada, kuskil on need süsteemid on kuskil kirjas. Ta ütleb, tal oli vaskkübar peas ja soomusrüü seljas. See soomusrüü kaalus 5000 seeklit vaske. Ta jalgadel olid vasksed säärekilbid ja tal oli vaskkoda õlal. Ta piigivars oli nagu kangrupoom ja piigi ots vaagis 600 seeklit rauda ja tema ees käis ta kilbikandja. Ta seisis ja hüüdis Iisraeli võitlusridadele ning ütles neile, mis pärast tulite välja ja seadsite endid tapluseks. Eks ole mina Vilist ja teie Sauli sulased. Valige enestele üks mees ja las ta tuleb alla minu juurde. Kui ta suudab minuga võidelda ja lööb mind maha, siis oleme meie teie sulased. Aga kui mina ta võidan ja tema maha löön, siis olete teie meie sulased ja peate meid teenima. Ja Vilist jätkas, mina teotan täna Iisraeli võitlusridu, andke mulle üks mees, et me võiksime teineteisega võidelda. Saul ja kogu Iisraeli kuulsid neid Vilisti sõnu ja nad kohkusid ning kartsid väga. Kui sa märkad, mida see Koljat teeb? Ta räägib neile hirmu. Selle siis enda suhtes ja selles kohas, et nad esitab neile väljakutse. Saame aru, see on nüüd see sama asi. Väljakutse ja üritatakse ka hirmu tekitada sinus. Nüüd vaatame, lähme 23. salmi, ma ei hakka kogu lugu lugema siin, sa võid ise lugeda seda. Nüüd Taavet tuleb sinna nende sekka, isa saadab ta siis oma vendade kohta küsima, kuidas neil läheb ja saadab neile nii-öelda väikest toidupoolist ka kaasa. Ja siis, kui ta on seal kohal, siis 23 salm ütleb niimoodi, siis ta on seal siis situatsioonis, kus see Vilist astub uuesti ette. Ja kui ta nendega rääkis, vaata, siis tuli 2 võitleja Vilist Katist, Koljat nimi Vilistite ridadest ja ütles ja rääkis neid samu sõnu. Nii ta korrutas seda ühte sama juttu neile pidevalt. Nüüd siin on üks kuratlik strateegia. Tunne ära see. Need samad mõtted,
See on see hirmus haigus. See on see haigus, mida sinu vanemad ka põdesid. Sellest ei saagi terveks. Arst ütles, et nagu öeldakse, see on ravimatu haigus ja seda sa pead lihtsalt igavesti kogu elu neid ravimeid võtma või ja edasi. Need samad mõtted, need samad asjad ja seda pommitakse sulle. Vahetevahel see võib kahjuks tulla isegi mõne inimese suust. See võib tulla vahetevahel mõne inimese, mis iganes, või see võib tulla lihtsalt su mõtetest. Sellepärast on ka üks asi, miks enne ka just oli kirja kohta, ma lugesin, et me peame valima seda, mida me nii-öelda ka, selles mõttes ka kuulame. Sest et see ütleb, et hoia oma südant. See ei ole üksta kõik, mida sa kuskilt vaatad või näiteks ma ei ole isegi kursis, kuna me pole nii ammu telekat vaadanud, meil oli isegi eile vist midagi või tahtsime seal surfata ringi ja tõsimeeline oli, kuna tegelikult telekate järelvaatamised ja need puldid ei ole päris niimoodi, et sa lihtsalt välja lülitada ja paned kanali number 1-2, sa pead otsima seal mingisuguseid kavasid ja mingeid asju. Me ei mäletanud enam, kus kohast käivad need asjad kohati. Siis vaatasime kahekesi, proovisime, kuule siit vist läheb see. Et nagu me pole nii ammu lihtsalt vaadanud telekast asju, me vaatame YouTube'i kaudu jutlusi sageli küll televiisori ekraanilt, aga lihtsalt nüüd ma ei ütle seda, et sa tegid hirmsat pattu, kui sa vahest televiisorit vaatad, aga on mõningad asju, mis sa pead valima, midagi sa ei saa toituda. Ja näiteks ma toon sulle siia vahele, see ei tee paha. Kahjuks ka väga suur protsent isegi kristlasi on lasknud omale teha ühe ajuloputuse uudiste poolt. Ma räägin siis täiesti tavalistest klassikalistest uudistest. Ja mismoodi see välja näeb? Saame aru, kahjuks meie uudised on kallutatud. Nad on ka isegi Eesti meie kontekstis on väga liberaalse mentaliteediga. Ja ma ei ütle kõik, et kõik on absoluutselt vale, mis seal räägitakse mingi taolist, aga sageli on mõningad teemad ja mõningad alad, kus nagu öeldakse, see on väga kallutatud teatud suunas ja kus antakse ei anta informatsiooni lihtsalt kujul edasi, vaid sulle antakse meelsusi, antakse hinnanguid asjadele. Ja sageli antakse ka hinnanguid teatud inimestele, teatud juhtidele, teatud riigijuhtidele. Ja see on asi, mida sa ei saa lasta endale, nagu öeldakse, sulle ei ole vaja hinnanguid, mis on niisuguse väga vildaka ja liberaalne, kui sa tead, mis see tähendab, siis see on tegelikult just niisuguste väga valede hoiakutega vürtsitatud ja mentaliteedid ja asjad. Ja seda kogu aeg söödetakse ette ja see on tegelikult meediastrateegia teha seda kogu aeg inimestega, kogu aeg neile ette seda sööta, neid mõttelaade ja hoiakuid, et nad võib-olla 10 aastat tagasi arvasid seda näiteks, et homoseksualism ei ole päris normaalne ja see ei ole ikkagi päris asi, mis oleks õige käitumine ja see on ikkagi haiguslik oma olemuselt. Nüüd nad on piisavalt palju inimeste ajusid loputanud, et meil leidub juba inimesi, kes ütlevad, aga inimesed lihtsalt on ju sellised ja me ei saa ju midagi sellega teha. Hämmastav on see, et nagu öeldakse, meie seadus ütleb, et kui see inimene on näiteks laste pilastaja või selline sellist tüüpi inimene, siis nagu öeldakse, see on talle keelatud. Ja kui see laps saab 18 vana, siis see on äkki legaalne. See tähendab seda, et nagu öeldakse, ta kuni selle mingi hetkeni aasta vanuseni peab ennast kontrollima ja kuskilt kohast tal äkki on tal õigus, nagu öeldakse, see üle pardela minna selle asjaga. Kas pole veider? Just kui nagu öeldakse, et ühtepidi ühes kohas ja seda peetakse ebanormaalseks ja nii kui aastanumber kukub, siis ta muutub normaalseks ja puutubki selliseks, nagu kus see lihtsalt ongi inimene niimoodi sündinud. Kas pole haige ju? Midagi nagu paigast ära selles loogikas isegi. Nii et tegelikult Jumal ei ole neid inimesi loonud, aga see on kuratlik mõttelaad ja inimesed vajavad abi tegelikult sellistes situatsioonides. Okei, aga ära lase sellistel liberaalsetel mentaliteetidel oma mõttelaade kujundada. Sellepärast sa pead valima, mida sa vaatad, mida sa loed ja sellepärast ka on tark isegi ka uudiste koha pealt mitte ainult lugeda ühte tüüpi kanalist asju, niisugustest just meie liberaalsetest ja niisuguste vägagi ühte suunas kallutatud informatsiooni, vaid et sul on ka teist tüüpi informatsioon, mis on, nagu öeldakse, teise külje pealt räägib asjadest ja kus ei ole sellist tüüpi kallutamist. Ja ma ei ütle, et kõikil on ideaalne, sa pead järgima oma südant alati, sest saame aru ka mõningad teist tüüpi kanalid vahest on nagu teistpidi nagu liiga üle parda. Nii et sul püha vaim peab olema see, kes annab sulle nii-öelda teadmise, kui sul on vaja mingit infot. Ja sellepärast ongi nii-öelda vaata seda, mida on vaja vaadata ja sa ei pea kõike alati vaatama ja kõike pole vajagi teada alati. Sest et ega vahest selle infoga pole midagi peale hakata. Okei, lähme tagasi nüüd siia. Niisiis me näeme see Koljat astub esile ja räägib sellele uuesti selle jutu ja kui Iisraeli mehed 24 salm nägid seda meest, siis nad põgenesid kõik tema eest ja kartsid väga. Ja üks Iisraeli mees ütles, kas te näete seda meest, kes ütleb
näete seda meest, kes üles tuleb, okei. Ta tuleb muidugi Iisraeli teotama, aga selle mehe, kes lööb tema maha, lubab kuningas teha väga rikkaks. Ta annab temale oma tütre ning vabastab maksust ja ta isakoja Iisraelis. Ja Taavet küsis meestelt, kes seisid ta juures öeldes, mida saab see mees, kes lööb selle vilisti maha ja kustutab teotuse Iisraeli pealt. Nüüd mõni võiks küsida, kuule, kas sa ei kuulnud seda või? Et siin ongi üks oluline asi. Ta saab aru, mida tal on vaja kuulda. Rääkige mulle veel kord seda. Ja mis asja? Seda sama tasu. Seda, mis ta saab, kui ta sellega hakkama saab. Ja vaata, ma loen edasi. Siis see ütleb, et sest kes on see ümber lõikamata vilist, et ta teotab elava Jumala väe hulki. Ja rahvas rääkis temale, mis oli kõneldud ja ütles, mida saab see mees, kes lööb selle maha. Ja ta kuuleb seda veel kord. Aga Eliab, tema vanem vend, kuulis, kui ta meestega rääkis ja Eliab viha süttis põlema. Taaveti vastu ütles, mis pärast sa tulid siia ja kelle juurde sa jätsid selle väikese karja sinna kõrbe. Ma tunnen küll su ülbust ja su südame kurjust. Ja sa tulid muidugi selleks, et näha taplust. Nüüd, aga Taavet vastas, mis ma siis nüüd olen teinud, eks see olnud ju ainult kõnelus. Nüüd, siis ta ütleb, siis ta pöördus tema juurest ühe teise poole ja küsis seda sama. Nüüd mõni küsib, et kas sa ei saanud aru, mis sulle ennem öeldi või? Ei, see ongi see, sul on vaja kuulda. Sul on vaja kuulda seda võitu, seda eesmärki, seda, mida sõna ütleb sulle. Mitte seda sama koljati hirmutust. Amen. Ja sul on vaja seda just, seesama Taavet toidab sellega tegelikult oma usku. Ja seda sama visiooni ja seda sama potentsiaali, et nagu öeldakse, ma võin selle olukorra võita koos Jumalaga. Ja näha seda tasu, mis mulle antakse. Jumal ei ole mingit probleemi sellele, et sinu on tasu silme ees, et sa saad sellest tasu kasutades tema väge tegelikult selle jaoks. Kas pole nii? Ja siis jällegi ta ütleb, et küsis seda sama ja rahvas vastas tema nagu varem oli kõnet. Ta näeb seda, et ta tuleb juba 3. korda vähemalt seda sama ühte sama asja. Nüüd ehk siis ta on kuulnud, ma ei tea mitu korda, ühe korra vist kuulis, mis koljat rääkis, ehk seda hirmusõnumit ja kuulis 3 korda seda, missuguse võidu ta võib saada või missuguse tasu ta võib sellest saada. Amen. Nüüd sa räägid ka sellest, et sul on vaja kordi ja kordi rohkem kuulda seda, mida Jumala sõna ütleb selle asja kohta, mis sinul on probleemiks. Kui seda kuulda, kui raske sinu probleem on ja kui keeruline ja kuivõrd nii-öelda problemaatiline see olukord on. Ja see on see sageli, mis on inimestel ongi, nad on nii mõtetega hõivatud selle haiguse ümber. Nad ärkavad hommikul üles ja ma saan aru, inimestel on vaja sümptomid ja sul on vaja nendega nii-öelda praktika mõttes mingil mombel hakkama saada isegi. Ja inimesed võib-olla kasutavad erinevad ravimid ja see, ma ei ütle, et see vale on. Aga saad aru, kogu see mõte on selle peal. Ma ju tunnen seda valu ja seda sama need sümptomid. Ei, teadlikult pööra oma mõtted selle Jumala sõna. Kui on sul isegi ravim määratud, võta see ravim sisse, ütle, isa, ma tänan sind, see teeb oma töö ja ma usun, et sellega ei ole neid nii-öelda kõrvalmõjusid, aga nüüd, mida keskendu sõnale? Mida sõna on ütelnud selle kohta? Sõna on ütelnud, et Jumal on minu ravija. Mida sõna on ütelnud selle kohta, et kuulda seda, mis sõna ütleb, mitte kuulda seda, mida kurat on ütlemas, mida olukord on rääkimas. Ja see on väga oluline, see on seesama, millega võitlus käib. Sinu tähelepanuga käib võitlus. Sest me näeme kohe, mis siin juhtub tegelikult. Sest et mis oli juhtunud nende sõjameestega seal ennem? Nad kuulevad seda koljati sõnumit sellest, et vaata, kui tema suur on ja nii-öelda kõik löön maha ja tulge ja võidelge minuga ja kuulevad seda hirmu ja negatiivset sõnumit. Ja see ütleb, ja nad kartsid. Ja nad kuulevad seda ja koljatsi strateegia, ta kirjeldab seda just mitmes kohas siin ka, et ta tegi seda pidevalt. Iga päev tuli välja ja jällegi, mida ta rääkis? Hirmu. Hirmu. Ja sulle pakutakse ka, eriti kui sinu sümptomid või sinu haigus on mingis mõttes, on see siis tõsisem või väiksem, siis kurat pakub ka sulle seda. Sa ärkad hommikul üles ja tuleb kohe selle sama mõte, aga sul on see sama haigus ja sul on sellised valud ja sellised asjad ja mis iganes ja kuni selle tasemeni, kus sul on lihtsalt mingid väiksed valukesed ja juba kohe on nii-öelda mõte, et äkki see on vähk ja äkki see on see, et ma ei tea, mul on võib-olla paar nädalat veel jäänud ja mida iganes. Kuni sükeste tasemeni vahest, et see hirm nagu totaalselt suureks keerata. Üks väike praktiline asi ka veel selle juures. Kui sul isegi on mingisuguse haiguse sümptomi, vahest inimesed ütlevad, ma olen usuinimene, ma lihtsalt eiran seda. See ei ole vale minna arsti juurde ja saada selge sujuline diagnoos.
ja nii-öelda määratleda, kus kohas, mis asi, mis täpselt see on, see haigus. Ja nüüd seesama edasine strateegia on see, mis sa saad Jumala käest. Kas sa pead kasutama ravimeid või kas sa võtad oma usu, aga iva on sellest sageli see teadmine tõmbab sinu jaoks maha terve hulga võimalusi hirmudeks ja kuradi valedeks. See, et see on sul see teine, kolmas valu ja sul on mingisugune 100 häda, tegelikult see on lihtsalt üks väike probleem, mis vajaks võib-olla ainult väikest korrigeerimist. Ja see on võib-olla mingisugune väiksem probleem, võib-olla on veres mingisugust ainete puudujääk ja see on tekitanud su väsimuse, jurnatuse ja mis iganes ja sa saad need asjad tasakaalu ja probleem on kadunud. Et selles mõttes see ei ole üldse vale ja me ei pea vältima seda, et ma ei lähe parem arsti juurde selle asjaga. Äkki sa just peaksid minema. Saad pildi, saad teada, mis seis on, tegeled selle asjaga ja nüüd võtad strateegia Jumala käest, võtad ennast, toidad Jumala sõnaga ja saad võidu selle asja üle. Aga see on tarkus tegelikult just, et me ei üritaks pimeduses istuda. Et selles mõttes vahest kristlased mõtlevad, et ma olen usuinimene, ma ei taha sinna arsti juurde minna. Kui sul spetsiaalselt tõesti Jumala ei ütlenud, sul pole vaja sinna minna, see on sinu enda isiklik asi. Aga teatud kontekstis see ei ole üldse vale seda teha, et saada see tarkus. Okei, lähme tagasi nüüd siia. Siis Saulile räägitakse sellest, mis siin Taavet on nagu öelnud. 31 salm. Ja kui neid sõnu kuulis, mis Taavet rääkis, jutustasid neist Saulile ja ta laskis tema tuua. Ja Taavet ütles Saulile, ärgu lasku keegi tema pärast oma julgust langeda. Kas sa märkad, ta tegeleb kohe sellega, et seiske sellele hirmule vastu. See on ka üks asi, kui sinu haigusega koos tõuseb üles sinus hirm. Sul tuleb sellele vastu seista. See on vaim. Piibel ütleb, et Jumal ei ole andnud meile hirmu vaimu. See on konkreetne vaim ja sa pead kasutama meelevalda. Mismoodi sa seisad selle vastu, öeldes seda, mida Jumal on ütelnud selle asja kohta. Amen. See on asi, millega me tegeme, sest muidu see asi jääb, nagu öeldakse, kogu aeg vinduma ja nii-öelda see asi jääb kogu aeg, sulle pakutakse neid mõtted uuesti ja sa ei tegele selle asjaga. Sa pead selle piibutud seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb te juurest. Ta ei ütle lihtsalt, okei, mis siin ikka, laseme selle olla. Ei, sa pead võtma positsiooni, seisma, kuulutama välja, mida sõna ütleb ja ei kirjuta selle alla. Ära lase oma julgust kaduda. See on väga oluline element tegelikult. Vast mõni ime laseb nende asjadel olla ja ta ikkagi nii-öelda vindub selle haigusega edasi ja küsib, miks asjad siis nagu hullemaks hoopis lähevad. See on see, et sul tuleb võtta positsioon. Ära lase oma julgusel nii-öelda kaduda. Seisa vastu kuradile. Nii, su sulane läheb ja võitleb selle vilistiga ja Saul ütles Taavetile, ei suuda sina minna selle vilisti vastu, et temaga võidelda, sest sa oled noor, temaga on noorest põlvest peale sõjamees. Siis ütles Taavet Saulile. Nüüd, kui sa märkad, siin viidatakse kogemusele. Nüüd Taavetil on ka oma kogemus olemas. Su sulane oli oma isa pudulõuste karjane. Kui tuli lõukoer, ehk siis lõvi või karu ja viis lamba karjast ära. Nüüd me võiks natukene uurima, ei ole värskelt seda uurinud. Ta ei ole selles situatsioonis siin üldse vana. Ta on ikkagi poisiealine täitsa. Kuskil teismelise võib-olla, ma ei tea, pakun täitsa umbes mingisugune 16 või midagi taolist. Järelikult ta oli juba teinud seda veelgi nooremas eas. Kas sina kujutad ette ühte mingisugust 13-14 aastat poissi, kes läheb ja võitleb lõviga ja lööb selle maha ja võtab selle käest nii-öelda lamba ära või samamoodi karuga võtab karul habemeest kinni, mul meeldis see väljend. Ma ei tea, kui pikk tal see habe on, aga ja ta ütleb, karjast ära, ma läksin temale järele ja lõin ta maha ning päästsin saagi tema suust ja kui ta tõusis mu vastu, siis ma haarasin tal habemeest kinni ja lõin ta maha ja tapsin tema. Me näeme, kuidas ta isegi lihtsalt me ei ajale teinud kui minema, vaid ta sõna otseses mõttes teeb neile lõpu peale. Ja ta on väga jõuline, saab aru, see oli ilmnekult üleloomulik. See ei ole tavaline asi. Selles mõttes, kui sina, nagu öeldakse, lähed oma tavalises jõus sellises situatsioonis, sa võid ka üheks palaks saada, aga see on üleloomulik. Aga ta astus sellesse sisse ja teadis, kuidas astuda üleloomuliku sisse. Ja mis asjas, täites oma neid hetke ülesandeid väga ustavalt ja väga tublisti. See oli tema ülesanne hoolitseda nende lammaste eest ja neid nii-öelda kaitsta ja kui seal tuli probleem, siis ta tegeles sellega ja kasutas. Mõni ütleb, et mingisugune lammas, kas selle pärast peab oma eluga riskima. Teatud situatsioonis, et see meelsus võiks sinus istutud seada, vahest on vaja.
Sest kui ta ei oleks nendega tegelenud, tol hetkel ei oleks ta saanud selle Goljatiga tegeleda ja ta ei oleks hiljem jõudnud ka nendesse punktidesse, kus tema pidi jõudma. Nii et see on seesama väga oluline, mida teed sina seal nii-öelda oma väikese karjakese juures, kui sinul on need lambakesed ja neid üritatakse nahka panna. Amen. Nii läheme vaatame edasi veel lõpuni. Ja siis ta päästis saagi tema suust ja 36 ütleb, mu sulane on nii hästi lõukoera kui karu maha löönud ja see vilist, see ümber lõikamata, see viitab siis, tal ei ole lepingut Jumalaga, saab olema nagu üks neist, sest ta on teotanud elava Jumala väe hulki. Ja Taavet ütles, küllap Jehova, kes mind on päästnud lõukoera ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest. Siis ütles Saul Taavetile, mine ja Jehova olgu sinuga. Nüüd see väljend küllap, see on tegelikult vana eesti keel ja see ei viita siuksele, et võib-olla ta teeb seda. See ei viita sellele, vaid ta ütleb väga selgelt otseses kõneses, et ta teeb seda. Nii et sa saaksid aru sellest, mõttes kõlab natuke võib-olla muidu naljakalt. Ja me näeme kogu see asi, ma ei hakka seda isegi lõpuni lugema, ta läheb nagu selle Goljati vastu ja seal hakkab ka toimuma tegelikult esmalt, mis asi üks, vahest me nimetame seda sõnasõjaks, aga tegelikult see oli sama ususõda, kus nad hakkasid rääkima välja üksteisele teatud asju. Ja Taavet hakkas rääkima just seda välja, mida ta saab tegema ja mida Jumal on talle andnud selles konkreetses situatsioonis. Ja mis asi see oli? See hakkas peale just sellest samast asjast. Miks tema oli võimeline selle mehe võitma? Sellepärast, et ta pööras oma tähelepanu õigesse kohta. Ja saame aru, siin oli mitmeid teisi elemente ka veel, aga see oli üks oluline element. Nemad kõik, kes need sõjamehed olid, nemad pöörasid oma tähelepanu selle hirmu sõnumile. Ja nende tähelepanu oli selle peal ja see tõmbas nad nii-öelda julgusest ja kindlusest tühjaks ja nad olid kõik hirmu all ja kartuses. Ja isegi Saul, kes oli kuninga positsioonis, ka tema kartis teda. Ja ta ei teinud nagu öeldakse midagi selles situatsioonis ja nad olid täiesti nagu öeldakse sellises patiseisus lihtsalt ootamas, mis nüüd saab või mis nüüd juhtub ja lihtsalt kuulasid seda hirmusõnumit päevast päeva. Ja see asi midagi ei liikunud edasi ja nüüd me näeme, kuidas Taavet tuleb ja sekkub sellesse olukorra, kuulab seda, mida Jumal on ütlemas, kuulab seda küll negatiivset sõnumit, aga nüüd ta tahab kuulda seda Jumala poolt antud seda visiooni või eesmärki ja nüüd tal on üks teine sõnum öelda. Ja ta saab selle võidu. Üleloomulikult muidugi. Nüüd see on samamoodi, sa küsid, et mis seos on sellel meil tervenemisega. See on see sama, mida sina tähele paned. Kui sina paned tähele Jumala sõna ja hoiad sellest kinni ja otsustad selle suunas liikuda, sa saad võidu ka selles olukorras. Nüüd see hakkab just väga oluliselt peale sellega, kus on sinu tähelepanu. Amen. Kiitus Jumalale. Palvetame siin veel lõpus lihtsalt. Isa, ma tänan sind, et sinu sõna on olnud meile ehituseks, julgustuseks ja kinnituseks. Isa, et me võiksime näha võite, läbimurranguid ja muutusi ka olukordades, mis on tekkinud meie vastu. Isa, palun ka inimeste eest, kes on mingis situatsioonis või kunagi isegi satuvad silmitsi väga tõsiste situatsioonidega. Isa, et need sõnad tulevad neile meelde, et nad pööravad oma tähelepanu nendelt negatiivsetelt sõnumitelt, nendelt hirmusõnumitest sinu sõnumi peale, sinu sõna peale ja ütlevad, et see sünnib, mis sinu sõna ütleb. Ja kurat on valetaja ja käsime, et nad käsivad ka sellel hirmul kaduda lihtsalt. Ja isa, ma tänan sind läbimurrangute, muutuste ja imede eest, mis saavad sündima inimeste eludes. Tänu sulle, isa, selle eest Jeesuse nimel, mis sa teed. Amen ja amen.